tere sõbrad, tänases saates on meil mitu uudist. Esimene uudis on natuke kurb, eelkõige kurb just neile, kes ostsid omale GoPro sessiooni. Vaata, mina panin selle siia, sa ei pannud tähelegi, et mul see on. Ma ei pannud üldse tähele, ma ei saanud üldse aru, miks see kurb uudis on. Kurb uudis sellepärast, et nüüd maksab see 329 €. Aga see on hea uudis ju, siis sa saad olla ainukene inimene näiteks Eestis, kes on ostnud selle kallima raha eest. 429 €. Seda küll, tegelikult see on hea uudis neile, sest nad on ikkagi saanud kallima kaamera. Aga sest kaamerast me ei räägi üldse rohkem, see lihtsalt filmib praegu. Mina hoian pead väga rahulikult, siis on pilt väga rahulik ja pilt näitab praegu, et meil on laual 13 Parroti minidrooni. Nad tahavad üldiselt väga kõvasti sõna võtta kogu aeg siin, nagu üks sõber, nagu ma ei tea. Aga võta käsi ära. Aga muideks, tead, ma saan volüümi muuta, muide. Ma võin kohe, näed, master volüüm praegu. Palun. Thanks. Selles mõttes hakkas töötama mind juba vaikselt. Master volüüm maha. 13 tükki on siin. 13 tükki. Ühed lendavad, teised hüppavad, ma saan aru. Jah, seesama, mille ma ise tegin, vaata eelmises saates ma näitasin, ma tegin ühe ise ka. See on üks nendest 13. Ja ma ei uskunud seda, aga ma sain teada, et sa tegidki seda ise. Tegin ise, see tulebki karbis niimoodi, et tulebki ise panna kokku. Aga selleni me jõuame kõige lõpuks, sest me loodame, et see on hästi põnev. Et see upub. No, eks näis, eks ole, jah. Aga ega need teised ei ole üldse vähem põnevad, aga kuidas nüüd öelda, et öeldakse, et töö on väikse inimese mäng või mis pidi see on, eks ole, et me olemegi nagu väiksemad inimesed, mina olen. Mäng. No hingelt kindlasti väga väiksed. Tuleb mängida, eks ole. Need on ikkagi nagu mänguasjad ja miks neid nii palju on, aga ma ei ole ka väga täpselt aru saanud. Kõigiga saab midagi natuke teistmoodi teha. Ei no põhiline on, Glenn, sa oled nagu asjast vahest aru saanud, kleepimine on põhiline. Kleepimine on põhiline. Just näiteks, et on võimalik saada siia number peale, siis on võimalik saada siia selline Ferrari märk, no võib-olla ka midagi muud, eks ole, siin karbis on juba kukub maha. Ei kuku midagi maha, kõik on kontrolli all. Alustame siis sellest, mida me kleepisime. Sellel on lai, kuidas öeldakse, sargoon, lai kets on öeldakse. Lai kets on, sellega saabki ketsi lasta. Nii, ketsi lasta. Sa isegi võid nagu seda häält teha, näiteks kui sa valjamaks paned natukene. No ma võin jälle valjamaks panema. Nii võin valjamaks. Ja nüüd vajutan siia. Lased ketsi täiega. Ei, no ei lase. Võta. Näpu peal. Nii. Ei lase või? Võta, ei lase. Me peame tega maha panema. Ma panen maha korra. Vaatame. Aga heli ei tulnud. Nii, keerame ringi. Ja kets tuleb nüüd. Jaa, nüüd tuli. Nüüd tuli see heli täiega ikka ka siia. Aga mis siin erilist on? Saab ketsi lasta ja temaga ketsi lasta ja väga ruttu sõidab. Väga ruttu on suhteline 4 meetrit sekundis. 4 meetrit sekundis, kui eelmiselt sõitis 2 meetrit sekundis, siis nüüd sõidab ta 4 meetrit sekundis. Poole kiirem, mis tahab võib ära arvutada, siis see kiirus tegelikult väga suur õnneks ei ole. Jah, aga saab ketsi lasta, ma pean selle volüümi jälle maha tõmbama. Pane vaiksemaks, sest tegelikult on hea, et ta vaata nii kõvat volüümi teeb. Sest sellega on hea minna teise tuppa ja iPadist nii-öelda siis headseti kasutades teistega suhelda. Jaa, siin on isegi näha ekraanil on siin pilt headset, aga näed, me oleme saateks nii hästi ette valmistunud, meil seda headseti lihtsalt ei ole. Glenil on nagu 24/7 praktiliselt on kaelas need Panasonicu, LG kõrvaklapid, Panasonic. LG kõrvaklapid, aga täna neid ei ole ja no muidu saab siis minna sellega kõrvaltuppa rääkida ja kihutada ja seda ta teebki. Siis teine nendest, millel nii lai kets ei ole, on siis, siin on leedid. Lisaks nagu sellele on ka leedid, eks ole. Ja need valgustavad, eks ole. Ja siin on veel siis kõrval on siis suuremad leedid, mis näitavad valgust ka. Ehk sellega on võimalik minna siis ka kõrvaltuppa, kui seal on pime ja ka siis kuulda midagi. Jah, sellega peab pimesi välja sõitma. Jah, et sellega läheb pimedasse ja saad ka pimedas rääkida ja kuulata, eks ole. Et sellega pimedas hästi ei saa. Ma loodan küll, et tuleb varsti ka siis mingi selline ketsi laskmise ja siis tavalise sellise valgustaja asemel ka nagu selline fatbike, et sa saad minna. Ja muidugi endiselt saab kõigi nendega saab hüpata, et viskame ta maha, sa muidugi visatad, aga maha ta ei lähe katki. Aga viska, vaatame, mis ta teeb. Aga selle jaoks ongi mõeldud. Ja mina nüüd näen ju siit seda pilti, vaata. Ma saan selle pildi järgi seda asja ju juhtida. Nii. Ta on sul tagurpidi. Vaat see ongi miinus nagu praegu. See ongi miinus. Ja muideks sa näed siukse muru sees ikkagi hästi ketsi ei saa lasta. Oota, ära nüüd. Nii. Ja nüüd ma sõidan selle pildi järgi. Ja selle pildi järgi on tegelikult päris lustakas sõita muidugi. Ütleme, et siin... Ja toimib. Kuna siin on see maastik on selline natukene nagu, ütleme nii, et vahedega, et siis see pilt hüppab päris kõvasti, kuna ta on saba on maas. Ja ringi ma saan keelata niimoodi siuh kohe. Ringi ja nüüd üritame, meie paistame siit kaamerast. Oh yeah! Üritame tagasi tulla, vaat kus laua peale hüppamine õnnestub. Kuskile siia jääda seisma ja nüüd... Päris välja ei hüppa ikkagi. Opa! Nägid. Laskis ka sul käes ketsi, eks ole? Väga äge.
ja tegelikult peaks olema ka parandatud see mehhanism, et ma tean seda, et eelmistel ei olnud see väga töökindel, ütleme nii. Siin on metalli on natuke pandud. See võiks vist olla parem, me küll ei saa lubadusi anda, aga äkki on. Ja siis, kui me need... Ärme jää kinni sellesse. Ärme jää kinni, pooled oleme nüüd ära vaadanud 13-st ja ülejäänud 8 on siis uued lendavad aparaadid ja mitte ainult, eks ole. Ja jälle saab kleepekaid peale panna? Saab panna kleepekaid peale ja on ka Lastele väga põnev, sest mitu versiooni. Kui meil õnnestub, siis me saame panna peale video algusesse või lõppu näidata, kuidas Glen kleepis asju. Neist on mitu versiooni, erinevaid värve loomulikult, siin on näha kollase ja punasega, eks ole. Siis mida veel on erinevad, on see, et nendel on ka ees leedid, et saab lennata siis pimedas, olgugi, et siin kaamerat ees just otseselt ei ole, kaamera on siin ikkagi all. Ja miks ta võib-olla siis erineb, kui nüüd keegi küsiks, et ma ostan kohe mingi pisikese Hubsani või mingi Hiina drooni, eks ole, et tõesti Parrot on siia sisse praktiliselt pookinud kõik need samad sensorid juba, mis suurtes droonides, eks ole. Siin on näha, et siis kaamera on all, ultrasensor on all, mis on kogu aeg olnud, eks ole, ja on sellel pisiksel. Siis on siin lausa baromeeter, nagu nad väidavad. Siin pidavad olema ka temperatuurisensor, ainuke asi, mida siin ei ole, on GPS, eks ole. Et tegelikult see kõik tähendab, et tõesti temaga lennata. Ta on väga stabiilne. Juhtida saab teda endiselt ainult siis nutis. Praegu tuleb tuul muidugi nii pidi. Ei, tuul ei tohiks teda üldse kõigutada. Oota, aga ma vaatan korraks, kas ta siis ühendub ära. Ta on tegelikult ühendub läbi Bluetoothi, et kui see aparaat, mis kihutab hirmsat moodi, on läbi Wi-Fi, eks ole, siis muideks näed, Androidist rääkides palju õnne näed siin meile. Kahjuks on rakendus FreeFlight 3 lõpetanud töötamise. Jaa, aga mis lõpetas töötamise, see uuesti kohe käima. Windows Phone'iga pole küll sellist asja nagu kordagi juhtunud. Nii, näed, connecting praegu kohe on connecting. Nii, connective. Sendable states. On see ikka õige aparaat? Ei, nüüd ongi küljes. Siit saab ka muideks valida, seda me ei näidanud. Kas on küljes või mitte, eks ole? Jaa, et me saame panna need külge, et kui tunned ennast ebakindlalt, siis võid need tegelikult toas külge panna, et neid varem ka sellisel kujul üldse olemas ei olnud. Mina soovitan kindlasti need külge panna, kui sa oled selline Kaspari moodi lendaja, kes korra kuus lendab, sest et ütleme nii, et väga valusalt võivad lõigata need tiivikud. Nii, ja sellega on nüüd selline lugu, et sa võid sellise kaamera poole visata, ma vaatan üks hetk, tal peaks olema ka selline režiim. Pane ta korraks laua peale. Pane laua peale korraks. Pane korraks laua peale. Nii, võta nüüd kätte ja viska nüüd kaamera poole. Sinna. Ja läkski? Jaa, aga miski poolest kohe kuskil hästi kõrgele. Nii, et mul prooviks ta allapoole tulla, aga ta tahab mingit ise tegevust teha. Sul on kõrguspaigas, ta on täpselt selja taga meile. Okei, tuleme allapoole. Nii. Meie ei näe midagi, sest et meil on siin päike, on ju. Aga mida peab praegu ütlema, et nendest pisikestest ei ole ükski tõesti selline. Jaa, sa võid telefoniga seda juhtida esiteks, on ju. Ja ta seisab koha peal seal ilusti. No tõesti seisab. Ja sellega saab muidugi lennata ka niimoodi, et mul on praegu see režiim, kus on ikkagi 2 sellist joystickut siin peal, eks ole. Aga tegelikult on võimalik temaga ka lennata niimoodi, et sa kallutad telefoni, eks ole, mis siis ennast on päris naljakas. Kas see on kohtlik? Kindlasti on. Võtame normaal, paneme nii. Ja nüüd see on vist normaal, et ma siis panen näpu peale. Kas sa telefoni ekraani natuke eredamaks ka panna? Näed, ja nüüd see, nagu mina kallutan. Telefoni sensorid nagu siis kõik. Aga vaata, okei. Natuke kõrgemale. Nii. Tõesnaga tegelikult tõesti töötab ja töötab ka õues, et ei saa halba sõna öelda. Nii, aga siis oli nendele samamoodi, et siis mingi Night Visioni värk, nagu et sa saad öösse lennata, leedid peal. Aga midagi siis, mis sellele kõigist on? Siin on juba kohe jõuama, et ma proovin sellega nüüd tulla tagasi, et äsega ma ei oska niimoodi. Joystickut sealt peale panna. Ai, natuke läks viltu. Aga õnneks läks kõik hästi. Jaa, ja siis see, mille ma nüüd ise tegin, siis kui me selleni jõuame, põhimõtteliselt on sama droon, kui sellest laualt välja kougid, siis need võib isegi kõrvuti näidata. Ta on valge lihtsalt. Tal ei ole ka kleepekid küljes praegu. Tal ei ole neid tulesid ka villeede, eks ole. Aga... okei, need on päris eredad kusjuures. No näed, vilguvad niimoodi. Ei pimedast täitsa näitavad, eks ole. Okay. Ja siis tegemist on samasuguse aparaadiga, aga see käib nüüd siia külge, mille ma ise tegin, vaata. Ja nüüd me jõuamegi... Katsun seda, see on üks tunne, nagu ta oleks metallist. Aga tegelikult ei ole. Ei ole või? Ma ei tea. Nagu tundub see. Ära jahtunud ja see käib siia külge ja nüüd algab meie saate märg osa. Ja nüüd siis lähme ujuma. Meie ujuma siin käi, aga meist umbes 4 korda vanemad daamid muide käivad. Et praegu on kuulda helist, üks daam ujub parajasti, ta ujub seal nii kiiresti ja
ja meie ei lähe vette, vaid meie siis vaatame, kuidas minu tehtud asjad ujuvad. Aga mõtle, kui ägedalt see hõljuks siin nende lainete kohal, see droon. Ma seda praegu proovi, kusjuures ma ennem vaatasin, et Sony veekindla telefoniga lutsu viskamine oleks ka väga äge, et see ujuks ka kindlasti mõnda aega. Lutsukivi puudumisel. Ja saab siis põhja sukeldudes, võime öelda mõnele vanemale daamile, et ta tooks selle telefoni ära. Kindlasti ta toob ära. Teeks sellise mängu. Jah. Sina viskad lutsu ja keegi toob ära kogu aeg. See tasub üldiselt panna siia kinni, sest ma kardan, et see droon ise nüüd erinevalt daamidest ei uju, vaid läheb kohe põhja. Aga ma tahan nagu ühte asja küsida, Glenn, et tegu on prototüübiga, eks ole. Ei, see ei ole. Ma müün ka seda. Sa müüd ka seda? Aga ka ma saan aru, et ma võin sulle müüa kohe. Et tegu on nagu nii-öelda prototüübiga sinu mõttes, et sa oled seda ise kokku pannud, me ei ole seda kontrollinud. Seda küll, jah. Me tõesti ei ole proovinud. Me ei ole proovinud. Me praegu just hakkame proovima. Et siin on nagu sellised tiivad on all ja see kõik näeb nagu natukene selline, ütleme, liiga julge välja võib-olla, et kas ta nagu sõidab väga kiiresti siis? Kusagil ikkagi ma julgeks väita, et sükke äkki isegi 4 meetrit sekundis, et ma ei tea, ma ei ole nii mõõtnud. Näed, siis ma valisin nüüd välja, et me ühendame ta külge, nüüd ta kadus siit ära, vaata Android, aha, nüüd ta ilmus jälle välja. No ma pane vette siis. No pane. Oi kurat, kurjam ma tahtsin öelda. Opa! Nii, ma vajutan siis take off. No mina ei tea, raisk, ebareaalne. Aga ta nagu vee peale ei taha hästi tõusta. Aho! Ossa jutt kuuleda, see on väga väle ju isegi. Jah, aga... Ta näeb väga veider välja, pean tunnistama. Ma pean ütlema, et ma ei suuda hästi... Nii, aga pane sirgelt. Väga kiht, väga kiht. Et võib juhtuda, et sa mingit vett lendas küll nüüd praegu kuskil on. Selles mõttes, et jällegi üks tore mänguasi, et vaheldus sellele, et kui... Aga palun sõida. Kui lendad, arvad, et ma saan selles mõttes... Vaata, sa pead panema näpu peale ja siis kallutama. Ja pööramine on sul siis vasaku käe või parema käe sõrme all. No näed, Glenn, ma ütlen, et ma olen vee peal palju parem kui õhus. No vaata, ikkagi on raske, peab tunnistama. No ei, ma pean tunnistama, et see ei ole midagi sellist, mida sa saad selgeks kohe. Kus ma nüüd seisma saan? Pead landing ütlema. Kus ma landing? Siin all. Natukene ikkagi hakkasid käed higistama küll. No selle vastu aitab kohe külm vesi. See droon on ka, võtame ta välja, inspekteerime. Kuidas siis? Kas droon on veekindel siis nagu? No ei tohiks just olla, aga igal juhul praegu küll on ta väga hästi vastu pidanud. Saad öeldud, kui ma sealt selle välja võtan, siis ta töötab täpselt samamoodi nagu see kollaste tiivikutega droon. Et lendab või? Jaa. Võiks ju võtta, vaatame, kuidas ta siit ära tuleb. Nii. Aga ilmselt ei ole nüüd vist hea toon praegu öelda talle take off, sest ta arvab, et ta on selle peale. Aga näed, akut on nüüd 24%, nii et tõenäoliselt ega siin ka siuke võib-olla 5-6 minti sulistamist. Uus aku ja kauguskatse, muideks siit tuleb ka algust kohe valida. Kas ta hüppab vette ka ise või? Me oleme ikkagi veerežiimis, valisin veerežiimi, aga tõsta vette ta ikka ise vist. See võiks olla vaata see jumper ja siis nagu see kõik droonid võiks kokku panna üheks tooteks lõpuks, siis hüppab ise vette niimoodi. Põmm! Nii. Ma ikka natuke kardan selle drooni pärast, sest ta saab nagu korralikult vett vahepeal nagu. Kuidas see? Nii pidi nüüd. Ja kallutamine oli siis see, mis... Kas ma sõidan ise või? No mul praegu täitsa õnnestub. Ossa jutt, vaata, kuidas paneb. Mina praegu nii ei tee. Oi. Glenn, mis juhtus? Ma ei saa aru, ma sõitsin vastu seina vist. Huvitav, kas ma saan ise tagasi koju ka tulla või? Või kaduski ühendus ära või? Kas siin nende puhul oli... Kas selle puhul on see nüüd probleem, et ta on Bluetoothiga ühendatud või? Jaa, ta on Bluetoothiga ühendatud ja nüüd ühendus kadus ära praegu. Aga mis siis oleks saanud, kui sa oleksid olnud nagu suurema basseini peal? Siis oleks tulnud ujukaid jalga panna. Õnneks ta on seal nagu ääre vastas. Nii, connecting, lähme vaatame järgi, siis talle kaugel me olime, 20-30 meetrit umbes. Nii, disconnecting. Connecting. Kas ühendus tuli? No esialgu mitte. Nüüd tuli. Jaa, akut on 83%.
näed. Vaata, niimoodi saab koha peal keerata. Ilma, et take off'i vajutada. Aga kas sa saad lennata ka nii? Ja nüüd ma saan siia koju tulla, vaata. Aga äge ju. Tahaks kiirust ikka nagu teada saada. Kuidas see võimalik oleks? Tead sa tegelikult see juhtimine ikkagi, parem on ikkagi nii juhtida, kui ei ole seda kallutamist ausalt öeldes. Joystick on kuidagi, ma arvan, see kuidagi loomulikum. Nii. Võtta koha peal saab niimoodi keerata, me ennem ei teadnud seda. Aga äge, näed, see on hea nippe, et ei tasu nagu... Ei tasu, need ujukaid ei ole ikkagi vaja, vähemalt esialgu. 83% akut, no aga proovime siis kiirust take off ja kiirust põhja. Nii. No järgi ikka ei jõua. Kiiremini kui 7 kilomeetrit tunnis. Vaat see pööramine ei ole lihtne, tead. Nii, pöörame ringi. Suure kiirusega sa pead väga vaikselt pöörama. Tundub nii. Sul õnnestuks ringi keerata ilusti. Ütleme, et need basseinid jäävad isegi natuke väikseks. Aga ta on vaata üllatavalt selles mõttes stabiilne, et ta ei lähe ümber. Näed, hakkab tulema. Vaikselt. Rahulikult. Näe. Vaata, kui mõnus. Väga tore mänguasi. Kas selle võib panna siis jällegist nagu jõulunimekirja või? Oot, praegu tegin napika ka veel. Ja näe, praegu kihutasime päris pikalt ja akut on veel 41%. Aga lõbus, aga ikkagist lendate ikkagist see droon ise ka, ma ei usu siin nagu, et... Nii, õnnestub ise lõpuks tiiki kukku. Nii, proovime, kas ta nüüd lendab ka või? Jah. Aga miks ta ei lenda? No muidugi ta lendab. Mina selles ei kahtle ausalt öeldes. Aga pean tunnistama, et selle drooniga me ei olegi üldse proovinud lennata, see on täpselt sama. Aku on üks soojaks ikka läinud. Igaks juhus basseinist kaugemale. Nii. Ja lendabki. Väga hästi. Seda oligi vaja tõestada. Isegi tuulega hoiab ennast, aga proovime koju tagasi ka tulla. Nii et jõulukotid selga. Saab neid osta. Täpselt hinda ma praegu ei tea, et saate kõike vaadata, palju need maksavad. Ja lennata, sõita ja rääkida. Mis on meil puudu võitav? Vesi, õhk on olemas. Vaat see jääb küsimus. Viskame selle küsimuse nagu õhku lõpuks.